see on alati niisugune väike imelik hetk on see, et kas juba on live või ei ole, aga tundub, et nüüd me oleme ja siis suur tänu nendele, kes vaatavad otse ja pärast siis sama see veebisaade nimega Loodushoidlik turism, et läheb ka YouTube'i ja podcasti. Ja suur tänu siis ka Liina ja Indrek, et olete tänases saates nõustunud natukene rääkima. Aitäh kutsumast. Et väike paus jäi mul sellega sisse ka. Mõte on tegelikult seda teha nüüd ikkagi iga nädal ja teha 100 saadet täis, et see on järjekorra numbriga 9 ja me oleme jõudnud Lõuna-Eestisse taas, aga Põlvamaal vist on see esimene ja siis selline koht nagu Loovusait. Ma nagu mõtlen ka ise, ma olen sealt käinud, eks ju ka, see oli küll mitu aastat tagasi, et kui ma natukene vaatasin ka, et mis teil kodulehel seal üldse kirjas on teie kohta, siis ma vaatasin, kus igast asju on juurdunud, mida ma pole näinudki. Et te olete, eks ju, koolitajad ja nüüd see meie saade on just turismi nagu ettevõtjatega, et võib-olla räägitegi, kes räägib, ma ei teagi, kuna te 8 olete, aga eks te mõlemad rääkige, et mis see siis üldse on, kus see idee on, kaua te juba teete ja kuidas te ise seda seost nagu näete, koolitajad ja turismi teenusepakkujad? Jah, ma ei teagi, kumb räägib. Aga üks mõte on ju see, et võib-olla need piirid nüüd ühe või teise valdkonna tõmbamisega ei ole alati nagu nii olulised. Kuna meie teema on ju seotud ajurünnakutega, loovusega, innovatsiooniga, siis see juhtub sageli just nendes kohtades, kus erinevad valdkonnad kokku saavad. Ja me ikkagi täna nüüd juba oleme siin toimetanud 11 aastat, jah. Nii et ma arvan, et see ka, kui sina siin käisid, see oli tegelikult nagu seal päris esimestel aastatel, et ega siis oligi palju vähem, eks. Aga meie enda jaoks nagu see seos on selles mõttes hästi lihtne, et kuna meil on siin kompleks, mis on meeskondadele ajurünnakute läbiviimiseks, siis nad valdavalt tulevad ju kaugemalt. Ma pean silmas, et mitte siit nii palju Põlvamaalt või lähimaakondadest, kuigi siit tullakse ka, aga suur hulk tuleb ikkagi mujalt Eestist. Nad jäävad ööseks. Siin on koos partneritega siis, eks ju, toitlustus, matkad Võhandu peal, ööbimised, koos selle meie teenusega. Ja see on kõik üks tervikpakett. Ehk et selles mõttes üks jalg on nagu sellises siseturismis nagu hästi tugevalt. Ja just see sama mõte ka, millega ma alustasin, et ega see piiride tõmbamine, see on nagu, ütleme, avalikule sektorile on ta oluline just selles mõttes, et ma ei tea, kui kuskil tehakse statistikat või jagatakse mingeid toetusi. Silotornide mõttes. Jah, aga ütleme, et ega see klient ju, ta ei tule ju selle mõttega, et kas ta nüüd läheb turismitallu või kuskile teise kohta, tal on mingisugune vajadus, eks ju, mille järgi ta pigem liigub ja ma arvan, et meid võrreldakse hästi palju selliste puhaste turismitaludega selles tähenduses, et kui nüüd Tallinna seltskond tahab kuskil mingisugust workshopi teha, kõigepealt, et oma kontoris, ma ei tea, kesklinna hotellis või siis kuskil maal, eks ju, siis seal oleme ju meie. Nii et me ise oleme küll veendunud, et üks jalg on nagu turismisektoris. Et need päevad, kui teil on nagu juba selgelt ei tule ühtegi koolitust sisse, siis te võtate ka puhkajaid oma majakestesse või? Praegu ei ole võtnud. Me oleme nagu kuni, see praegu on ka selline suhteline, selles mõttes, et me oleme kuni viimase ajani olnud pigem sellise mudeliga, et me oleme majutuse ostnud ümbruskaudsetest majutusettevõtetest sisse, korraldanud selle küll alati nagu täisteenusena kliendi jaoks, eks, aga ikkagi, et see katus ei ole nagu meie maa peal. Ja nüüd me oleme nagu hakanud seda teed mööda liikuma, et seda majutust ka ise pakkuda. Täna me gruppi ära ei mahuta, aga meil on sellised pilootmajad nagu olemas, mille pealt me oleme katsetanud, et saaks sellise maja, mis
mis meie konteksti nagu sobib, on ju, sest vaata, meil on ju hooaeg nagu teistpidi kui klassikalisel turismiettevõttel, et meil on suvel pigem puhkus, siis kui turismiettevõtetel on nagu käed-jalad tööd täis, on ju. Ja eks me sealt vahelt ikkagi, ilmselt mida aeg edasi, seda rohkem seda ainult ruumi või ruume ilma nagu selle koolituse ja konsultatsioonita nagu ka müüme, sellepärast, et see on üks mõte ka kogu sellel asjal, et on ju meie fookuses inimene, et inimene ja organisatsioon, et nad saaksid saavutada oma eesmärgi, mida nad tahavad. Ja siis me loome selle keskkonna, et kuhu ta saab tulla, nii siis nagu läbi koolituse või läbi füüsilise keskkonna või läbi nende teenuste, mis me pakume talle, et tema fookus oleks ikkagi selles, et ta saaks oma, ma ei tea, eesmärgid saavutatud. Ja siis, kui me niipidi läheneme, siis kogu see lahterdamine, kas koolitus, turism või tegelikult otsapidi ka üritusturundus, sest me ju tegelikult vaatame kogu selle mitme päeva nagu siin viibimise täisteenusena ära, et siis see tegelikult ei ole nagu selles kontekstis üldse oluline meie jaoks. Ma võin lihtsalt ühe näite tuua, et kui oli meil selline kliendimeeskond, mis oli üks tehnoloogiaettevõte, kus põhituumik oli nagu just äsja pardale nagu võetud, eks nad ei olnud küll suur, seal nibin-nabin alla 10 inimese. Ja nad tulid siia enda selliseid strateegiaplaane tegema ja arutelusid, eks. Siis teisest küljest, mida me ju alati teeme, on see, et me proovime need meeskonnad ka viia majast välja loodusesse, eks ju, et sellel loodusel on hästi selge mõju ju inimese loovusele ka, et võib-olla sinna juurde pärast veel jõuame jutuga. Aga et siis mitte lihtsalt ei viinud neid nagu loodusesse, vaid kuna see oli selline äsja kokku saanud meeskond ja nendest eelintervjuudest oli see juht ka öelnud, et tema üks eesmärk on, et ta tahab seda meeskonda nagu paremini tundma saada selle siin veedetud paari päevaga. Siis matkajuhi abiga me saatsime nad Võhandu siia sellele kärestikulisele lõigule ühe raftiga 9 ja juhile ütlesime, et sina ole nagu kõige taga ja ütleme, et siis see 2 tundi läbi nende süvahava ja viira nagu kärestike tulles, et sealt näed kõik meeskonna protsessid ära, eks ju, väga kiiresti, et kes sõuab, kes nagu vihastab, kes jonnib, kes käratab, on ju. Nii et ja kes muutub väga loovaks ja avanevad mingid uued täiesti andmed. Ja just, et selles mõttes me proovime ikkagi alati hästi sellest lähtuda, et mõista, mis sellel meeskonnal on vaja ja siis selle ümber kogu selle muu asja ehitada. Kelle paik see üldse on või osti sellega on embal-kumbal sealt keegi esivanematest kuidagi ka või kas sealt piirkonnast olete keegi võroke või? Emb-kumb ei ole, jah? Peame ausalt tunnistama, et... Kuidas see kõik juhtus nagu? Äkki ikkagi see lühidalt? Lühidalt. Ma pean kõigepealt ära ütlema selle, et kui me siia esimest korda sõitsime, siis me tegelikult ei osanud Põlvasse sõita. See kõlab jaburalt, aga me Tartust tulema hakates panime ikkagi Võru peale nagu ja siis ühel hetkel, mis selleks ära pidanud keerama, et nii palju siis meie nagu seostest selle piirkonnaga. Et siin on saarlane ja hiidlane, eks ju. See ei seon brandiga midagi. Aga see lugu, ma ei teagi, see siia saamise lugu hakkab, et... No ta hakkab ikkagi sellest, et meil oli endal mingi sisemine küllastus linna sellisest kunstlikust keskkonnast. Ja siis meil tekkis selline nagu otsing ja siis see nagu kuidagi kattus selle, mis väliskeskkond meile võimaldas. Ja siis üks hommik lihtsalt tekkis arusaamine, et kui me tahame midagi oma elus muuta, siis me peame muutma seda keskkonda, kus me elame. Ehk et see keskkond, milles me toimetame, see loobki selle meie elu ja meie rahulolu elust. Ja tegelikult sealt edasi, kui see lause oli ära sõnastatud, siis läks väga ruttu. See oli üks laupäeva hommik, Indrek keetis lastele putru ja siis põhimõtteliselt hommikusöögi lõpuks oli meil see koht välja valitud ja järgmine nädalavahetus me tulime seda vaatama
ja siis oli vaja lihtsalt veel kannatada paar kuud kooliaasta lõpuni. No nii kiiresti see käiski. See jah, ilma tegelikult liialdamata, see oli nii, et Liina tuli sealt meie tolleaegse kodu teise korruse trepist alla ja ütles selle sama mõtte, mis ta siin praegu kirjeldas. Ja siis läks 1,5 tundi ja meil oli kinnisvaraportaalist see talu nagu leitud ja see tundus algusest peale, et see on see. Ja kui sa juurte kohta küsisid, et siis ma arvan, et lapselapsed saavad juba öelda, et see on nagu suguvõsa põline koht. Vanaisa ja vanaema. Aga võib-olla siit ma lähekski kohe nüüd nagu selle loodushoiu juurde ka, et see on ju üsna nagu selge, et see koht oli, ma ei tea, mingis seisus ja nüüd te olete seda juba arendanud, eks ju siis, ma ei tea, 10 aastat praegu, jah? Ja kui tähtis teil on olnud siis see säilitamine või ütleme selline mingi looduse sulandumine, looduse hoidmine nagu laiemas mõttes, ütleme teie kontseptsiooni mõttes on ju, ja siis läheks võib-olla mingite nagu tehnilisemate asjade juurde ka, et mida ja kuidas siis, sest et vaata selle, miks ma seda saadet teen, üks ongi, et otsida üks häid praktilisi näiteid nagu, et ütleme, kes, kuidas on, ja sest samas situatsioonis on palju teisi inimesi, kes mõtlevad, et teeks midagi kuskil ja on mingisugune talukoht on ju, selle võib maha lükata kõik näiteks ja kõik need, lagedaks selle platsi teha nagu, et mahuks on ju. No siis, kui me siia tulime, see oli juuni keskpaik ja minu lapsepõlv on ma olen lapsepõlv veetnud Saaremaal seal Vilsandi rahvuspargi piiri peal, kus kasvab Eesti kõige suurem käpaliste kollektsioon. Ja mina olen kasvanud selles keskkonnas, kus ma lähen metsa alla või kadakate vahele ja siis mul on väga palju erinevaid käpalisi. Ja kui me siia krundi peale tulime, siis vaatas mulle vastu valge ööviiul. Vana sõber. Ja, vana sõber. Ja tegelikult siis see oli nagu selles mõttes väga märgiline, et me tegelikult kõike siin toimetades oleme lähtunud sellest, et luua, et mida nagu on vaja selleks, et saaks erinevad taimed ja liigid nagu kasvada. Ja liblikateni välja. Et see oli minu selline esimene elamus. No, ma arvan, et ega me ei ole nagu väga sellist terminit nagu, ma ei tea, loodushoid siin oma mõtetes nagu kasutanud. Aga seda me oleme küll niimoodi mitu korda nagu siin kogenud, et kui Liina räägib sellest, et seal Vilsandi rahvuspargi serva peal, siis minu lapsepõlvest on ikkagi ka, kuigi ma ei ole linnast pärit, ma olengi nii-öelda maalt pärit, aga ma olen ikkagi ju korteris suure osa lapsepõlvest veetnud. Aga hästi palju nagu maal vanaema vanaisa juures ja kui sa nüüd hiljem nagu vaatad seda siinset tosinat aastat, saad aru, et hästi palju asju on kuidagi sellega seotud, et sa mingisugust seda lapsepõlvest sisse jäänud keskkonda kuidagi, sa mitte ei kopeeri seda, aga mingid sellised võib-olla käitumuslikud printsiibid või arusaamised, eks ju, kuidagi juhivad meid või on kuskil sees. Ja teine pool on see, et meie ei oska, või näiteks ei oska, õige sõna, ma ikka arvan, et ei oska, jah, või vähemalt see ei ole meie käitumisviis, et võtame nüüd selle vana koha, tõmbame lagedaks, enne seda istume laua taga, mõtleme kõik välja, kuidas uus asi peab välja nägema ja siis tulevad kopad ja eks ju teevad ja siis on kõik uus. Et pigem see on olnud hästi selline sammhaaval, jah, kulgemine, et muidugi, kui sa tuled, sul on mingi plaan, et see maja oli 6 aastat seisnud nagu tühjana sisuliselt ja kõrvalhooned olid siis ka nii, nagu nad olid. Aga kõik oli ikkagi selline, kuhu sai sisse kolida, aga sul ikkagi hakkavad mingisugused praktilised asjad ju kõigepealt. Aga siis kõik muu on niimoodi, oled siin, toimetad igapäevaselt ja siis saad aru, kuule, siin peaks see olema, eks ju, või sinna peaks tulevikus see tulema. See on ikkagi kuidagi selle keskkonna sisse sobitumine, mitte see kõik lagedaks. Meil on siin talu ümber umbes 4 hektarit maad, et kui me võtame uusi kohti enda kasutusele, siis me tegelikult väga pikalt käime lihtsalt selle koha peal olemas ja vaatamas. Tegelikult see koht ise ütleb, milliseks ta tahab nagu kujuneda, et milline maastik on. Et see kõik, mis me loome, peab orgaaniliselt sulanduma sellesse olemasolevasse keskkonda. Mingi suhe nagu, mingi dialoog.
jah, ma ütlen, et ja kõik, kes meiega koos loovad, kõik ehitajad ja muud teised abilised, nad peavad olema üsna samasuguses hulluses nagu meie. No kuni selleni välja, et meil oli vaja kuivenduskraave nagu süvendada või uuesti ära kaevata, et see maa oleks kasutatav. Ja siis tuli meile üks kopamees, kes ütles, et kraavi mõlemalt poolt 1,5 meetrit, kõik mets maha, lageraie, sirgejoon. Siis ma mahun kopaga tegema, siis ma saan korraliku kraavi teha. Siis lähed sinna selle kraavi keskele ja vaatad, et kuidas see kõik siis võiks nüüd välja näha pärast seda tööd. Ja siis saad aru, et see tekitab ühe kunstliku sirgjoone, mida looduses ju kunagi ei ole. Ja et see ei sobi sinna, et see on ebaloomulik. Ja siis meil tuli hoovi peale kopamees, kes ütles, et saab küll. Ja nüüd meil on loodusesse sobiv kraav ja sealt võeti maha ainult 2 puud, mida tõesti ei saanud mitte maha võtta. Ta tuli siis palju väiksema kopaga ja ta tegi tegelikult sellise sinka-vonka nagu loopleva kraavi. Käsitöö kopamees. Käsitöö kraav. Et natukene kaasaegsem kui labidaga kraav. Et vaata see lõpptulemus peaks jääma selline, et niikuinii see kraavi kaevamine, eks ju, tekitab sinna metsa alla mingiteks aastateks sellise teistsuguse olemuse, aga lõpuks, kui see loodus nagu taastub, siis ta võiks ikkagi pigem sellise loomuliku mulje jätta, eks, et see on see, mida me nagu otsime. Aga nüüd ehitamise poole pealt, ütleme, kui te olete neid hooneid renoveerinud, mingid uusi hooneid teinud, mis siin te ise nagu niimoodi arvate, et võt, see on hea näide või äkki ka just, et okei, ma küsin esiküsimuse järgmisena. Kõigepealt võib-olla midagi sellist. Meil on, ma arvan, me võime üsna kindlalt seda väita, et me oleme nagu 3 palkhoonet nagu päästnud. Selles tähenduses, et see sama elumaja, mis nagu ma enne ütlesin, oli nagu sisse kolitav, siis tegelikult me leidsime sealt esimese 1,5 aasta jooksul nagu päris mitu sellist vammi kollet, mis olid veel kontrolli alla saadavad, aga nagu spetsialistid ütlesid, et paari aasta pärast enam väga ei oleks pruukinud nagu olla. Ja teine pool on see, et need juurde ehitatud esimesed hooned, need meie kõige suuremad juurde tehtud asjad on, ma ei tea, taaskasutusmajad. Ehk et nad on palkhooned, mis on mujalt lahti võetud ja siia toodud. Ja seal hästi selgelt ühe hoone puhul oli see, selle Aidamaja puhul, et see müüja nagu vaatas, kuidas ehitajad seda palke lahti võtsid ja nummerdasid ja siis ta küsis, et mis te seda nii hoolega siin nummerdate, niikuinii saate kütteks pärast. Aga siin on ta tegelikult terve uue elu saanud. Aga ma arvan, et sellise keskkonnahoiu mõttes ja see ehitus, siis see üks küsimus, millele meil vastust väga täpselt ei ole, aga mis meid ikka aeg-ajalt saadab nende valikute juures, et mis siis päeva lõpuks on mõistlik nii keskkonna kui sellise rahalise vaate ja emotsionaalse vaate mõttes, et need 2 suurt hoonet on vanad hooned, mis on mujal lahti võetud, eks ju, palgid vahetatud, siia toodud, püsti pandud. Ja ilmselgelt sellel hoonel meie jaoks on niisugune mingi emotsionaalne väärtus või see keskkond, eks ju, mis sellest tekib, on teistsugune kui sellisel uuel palkhoonel. Aga ta kindlasti on nagu energiakulukam, nagu ülal pidada. Ja nüüd, kui me neid väikseid maju teeme, siis seal on see lähenemine nagu teine täpselt, et meil on väliselt küll sellised, mis keskkonda sobivad, eks ju, seal on laastukatus ja nii edasi, aga sees on sellised küll võimalikult looduslike materjalidega, aga ikkagi kaasaegsed ehitusmaterjalid ja nende soojapidavus on jälle nagu väga hea. Ja mis siis päeva lõpuks nüüd nagu nii-öelda rohelisem on, eks ju, et seda ma tegelikult ei oska sulle öelda. Aga eks see mõõtmine ongi ilmselt väga paljude erinevate mõõdikutega. Ütleme, selline üks populaarsem täna on ju see süsiniku asi, eks ju, ja kui sa ei kütnud neid palke ära, vaid nummerdasid ja nad elavad edasi, siis järelikult ju see süsiniku mõttes on see ka ikkagi väga tänuväärne liigutus. Mitte ainult kuidagi sa päästsid mingi kellegi
poolt tehtud on ju maja ja see emotsioon seal juures. Aga jah, et ma ei tea, need asjad on minu arust ikkagi nii komplekssed ja ma ise nagu ei ole suur mõõtmisfänn üldse. Et ikkagi tihti on see asi kuidagi kõhutunne või ma ei tea, talupoja või mis iganes seal siis see väljend on, aga see on nagu selline, et see terviklikkus ei tule nagu mõõtmisest tihti, vaid see on kuidagi rohkem tunnetusest ikkagi. Ja ma arvan, et ta haakub selle sama algselt räägitud asjaga ka, et see peab siia koha peale kuidagi sobituma, et noh, just. Siin oleks ruumi küll, et teha klaasist ja betoonist kaasaegne maja. Mis oleks põrandaküttega ja soe, aga sa saad selle sooja kõik teistmoodi ka lõpuks. Jah, või teine küsimus, mida me oleme küsinud just kohvikumaja kontekstis, et kuidas nagu uus palkmaja ehitada on odavam kui vana renoveerida, et ma võtan ju täiesti uued metsast ära, et seda teha. Et see tundub nagu kuidagi äraspidine loogika, et uut puud on odavam võtta kui olemasolevat taastada. Kuna meie mõlema taust on ju majandusharidus, eks ju, et siis ma olen nagu nõus nende palkmaja ehitajatega, kui me otsisime seda renoveerijat, eks ju, et ma nagu faktiliselt olen nõus, kui ta ütleb mulle, et kuule, lase see siin kõik nagu kütteks, ma teen sulle uue, et on odavam ja on energiatõhusam. Et ma tean, et see on tänases maailmas nii. Aga just see terve talupoja mõistus ütleb, et tegelikult ei tohiks nii olla. See on vale, see on vale. Mul on ühed palgid siin hoovi peal, siin on tapid sees, siin on ära varatud, see palk on maha võetud. Kuidas see saab kallim olla, kui see, et piltlikult öeldes minnakse alles seda kasvavat puud maha võtma koos kõige selle järgnevaga. See on nagu see koht, mis on nagu ka selline nagu mõtlemise koht. Sa mainisid Liina kohvikumaja. Te tegelete mingil määral ka toitlustusega või? Ei, selles mõttes, et kui meil on grupid siis nad peavad ju süüa saama. Ja kuna on peal mitu maja, siis meil ongi üks on loovusait ja teine on kohvikumaja. Ja kohvik oma olemuselt on ju, selles mõttes, et me ju natuke oleme selle looduse ja tsivilisatsiooni piiri peal oma toimetamisega. Et kui ait oli selline füüsiline varamu vanadel eestlastel, siis kohvik ikkagi linnakultuuris oli ju selline vaimne varamu. Üks versioon või lugu, mida räägitakse ju kohvikute tekkest üldse, on see, et nad tekkisid, minu meelest vist oli äkki Inglismaal nagu vastukaaluks kubidel, et kui intellektuaalidel sai nagu isu täis sellest jõminast või jõrinast, mis kubis käis, et nad tahtsid omasugustega olla, eks ju. Okei, see ilmselt ei olnud kohvik, vaid see pigem oli tee, kui päritolumaad arvestada. Aga et nad lihtsalt tahtsid kuskil, kus saab nagu vestelda intellektuaalselt. Ja see lugu meile tegelikult hästi meeldis, et see on natukene see sama koht, et me oleme siin tekitanud ühe sellise slogani, et me alati ütleme, et hea kohv on inimõigus, eks ju, ja et siin arutelu ajal, kui sul on kohviisu, siis mine sinna kohvikumajja. Ja kui te seal satute nagu kellegiga rääkima, et siis see on nagu okei, eks ju, et see ongi nagu selle ruumi üks mõte. Aga toitlustust ikkagi teeb cateringi partner. Teil ongi ju selge see, et nad peavad süüa saama, aga te ise siis midagi ei kasvata ja ütleme ise te ei hangi neid toorme, ütleme toiduaineid, eks ju, sealt kohalikelt kasvatajatelt või midagi. Aga jah, et see on ju tegelikult suur osa muidu sellest kestlikust või rohelisest turismi liikumisest, et võimalikult koha pealt need asjad oleks ja võimalikult tervislikud või maitsvad toidud on ju. Jah, aga meie see samal cateringi peamine partner on tegelikult Põlvas Pillu kohvik, mille juured on ju selles, et ta alustas kunagi just nimelt talupoega, et seda sama, mida sa kirjeldasid nagu tegi ja siis sellest kasvas ühel hetkel see toitlustus välja. Nii et meil on lihtsalt siin üks samm või kiht vahel, aga me ikkagi hästi läbi selle koostööpartneri, ma arvan, et oleme selles maailmas, eks ju, et see on nii palju võimalik nagu lokaalne. Ta teeb kõik toidud algusest lõpuni ja kasutab kohalikke talunikke nagu toorainet väga-väga palju. Et selles mõttes see komponent on meie nagu selles teenuses olemas ja
ja toit ja kohv peavad olema head. Sellepärast, et kui inimene tunneb ennast hästi, siis on ta ka loov ja sellepärast me väga palju toidule nagu ka rõhku paneme. Noh, tegelikult ja see on üleüldse selline läbiv vaade, eks ju, mis me üldse oleme hoidnud, et me oleme üsna palju täitsa mingite teadusartikliteni välja läinud ja lugenud seda ja otsinud, et mis selles siin viibimise kogemuses on need valikukohad, et kui sa teed ühtemoodi või teistmoodi, et siis ta nagu mõjutab seda inimese loovust nagu erinevalt ja seda on teaduslikult palju uuritud ja ütleme, kui ennem oli korraks juttu sellest loodusesse sobitumisest ja sellest teenusest, eks ju, et siis tegelikult kui inimene läheb ja viibib looduses, siis seal tema mida mõõdetakse, on see, et kui hästi ta pärast oskab lahendada selliseid väljakutseid või probleeme, eks ju, et kui nutikaid lahendusi ta leiab, et seal on sellised spetsiaalsed testid ju selle jaoks. Ja juba 15-minutiline looduses viibimine tegelikult muudab inimesi selliste ülesannete lahendamisel nagu paremaks ja hüppeliselt muutub asi siis, kui ta on 2 või rohkem päeva. Ehk et see, kui me ennem rääkisime ka seda, et me kuskile jõe peale või matkale nad viime, et seal on tegelikult ka hästi selline nagu tagamõte sees. See loomulikult ei ole nii, et maandud või tuled jõe pealt ära ja nüüd oled nagu, ma ei tea, maalikunstnik või helilooja, eks ju. Aga just need samad sellised, et kuidas sa oma mõtetega suudad käänakuid teha, mis lahendusi sa suudad näha, et seda loodus hästi palju mõjutab. Ja kuni siis selleni, kus praegu jutt lahti läks toidu teemani või siis ruumide mingisuguse sisustuseni, et kui üks hästi minu meelest illustreeriv näide on see, et klassikaliselt tekib tunne, et kui sa tahad inimesed nagu panna lennukamalt mõtlema, et siis tal peaks nagu olema ka hea olla selles tähenduses, et mugav tool ja nii edasi. Tegelikult vineerkasti peal tulevad paremad mõtted kui mugavas kiiktoolis, eks. Sest vineerkasti peal sa istu päev otsa paigal, sa liigutad oma keha jälle ja nii kui sa liigutad, nii su verevarustus muutub ja jälle on nagu samm lähemalt sellele, et tekiks paremad ideed. Nii et seda me kõik ka sellest loodusest hästi palju nagu otsime ja proovime nagu tuua siia sisse. Mis selle, vabandust, Tiina. Et meil on ka nagu maastiku peal erinevad kohad, et meil on üks koht, kuhu saab minna vaadata päris Rabajärve kaldal, mis on meie oma väike Rabajärvekene ja teine koht on siis see näiteks, et on selline klassikaline maaliline Lõuna-Eesti odrapõld, et täiesti erinevad meeleolud ja erinevad kohad ja see kõik on siin meie väikese 4 hektari peal. Et just see, et mitte ainult ruumis sees me ei muuda neid keskkondasid või asukohtasid, vaid ka tegelikult maastiku peal oleme erinevaid meeleolusid saanud. Selle põhjendus siis, et looduses kuidagi loovus avaneb ja eriti, kui seal viibides nagu pikemalt, mis see siis nagu hästi lihtsalt või lihtsustatult on? Need uuringud, mis mina olen lugenud, nad on tegelikult jäänud sinna kohta pidama, et nad nendivad, et see nii on. Et nendesse põhjustesse nad ei ole nagu väga palju jõudnud, aga see, mis ma siis nüüd ise erinevaid asju lugedes olen kokku pannud, on ikkagi see, et ta on hästi lihtne, ta on tegelikult seotud selle samaga, et terves kehas terve vaid. Nii kui sa liigud, nii kui sa omastad rohkem seda hapnikku ja verevarustus on parem, eks ju, et siis aju toimib paremini. Aga see on nüüd minu interpretatsioon, et need uuringud on ikkagi, meil on 3-4 põhilist, mida me oleme nagu vaadanud, eks ju, ja kust see liikumise teema tuleb. Ja sealt ikkagi nad jõuavad selleni, et nad mõõdavad seda efekti, nii nagu käib, et üks grupp teeb ühtemoodi, teine teeb teistmoodi, eks ju, mõõdetakse enne, mõõdetakse pärast, siis võrreldakse. Nii et me teame fenomeni, aga me nagu põhjustest ei oska liiga palju. Selles mõttes on ju uuritus ka seda, et kui me kohe rahuneme, kui me oleme rohelist värvi näeme või oleme loodus või kuuleme linnulaulu, et metsakümbluses on ju see nagu komponentide sees, et rahustada meie meelt. Ja kui me oleme nagu rahunenud, siis loovuse poole pealt tuleb kohe, et me hakkame siis teistmoodi asju nägema, teistmoodi seoseid looma, kui me meel on nagu rahulik, et sealt tekib see sünergia koht. Ja lisaks sellele, et kui sa tuled oma igapäevarutiinist välja ja vaatad asju nagu nii-öelda kaugemalt ja kõrgemalt ja mõtestad neid nagu distantsilt, et siis sa näed ka neid seosed, mida sa siis ei näe, kui sa iga päev seal sees nagu rapsid.
ja siis ongi need erinevad meeleolukohad kõnetavad erinevaid inimesi erineval hetkel, et just see, nagu see rahu ja vaikus nagu ta sees nagu saaks luua selle loovuse. Selles mõttes need on ikka seotud. Ei seotud muidugi ja lihtsalt, et kui ma muidu räägin, et teadusuuring, et siis mul ei ole nagu seda... Ja, aga kui erinevad uuringud kokku panna, siis see seos on väga tugev. Üda vast ikka viitab siis sinna lõpuks, et kes me oleme? Et meie selle olemusele? Absoluutselt. Et selle üle me oleme ka tegelikult ikkagi hästi palju mõelnud, et see saavutamise toetamine ei tulnud ennem ka mitte nagu juhuslikult, vaid me oleme vaeva näinud. Et ühesõnaga see sama mõte, et see saavutamine ei pea tähendama seda, et suur raha või näiteks, et saavutamine võib iga inimese jaoks midagi täiesti erinevat tähendada. Aga et aidata nagu tekitada või tähendab, et tekitada see keskkond, mis aitab inimesel üleüldse aru saada, kuhu ta nagu liikuda tahab ja et ta saaks nagu rahulikult korraks tulla sellest samast tempost välja mõelda ja saada aru, kes ta on, eks ju, ja mitte nii palju võib-olla sellise, ma ei tea, mingi vaimse retriidi tähenduses, aga just see, et tal on see koht, kus tal on aega, kus tema eest on nagu hoolitsetud, kus see sama keskkond nagu toetab, on ju, kõik sees väljas, on ju. Nii et see on nagu see mingi pealiin, millest me nagu juhindume. Ja siis ta jõuabki selleni, et ma ei tea, mis see empaki kood on, et see pole tähtis. Ja, aga see kõik saab ju alguse ikkagi sellest, et me ise oleme selles samas otsingus, et see sama asi, mida me tahame nüüd täna teistele luua, on meid ju mingil hetkel kõnetanud ja meie otsinguid nagu aidanud edasi viia. On teil mingid eeskujud ka nüüd konkreetselt või mida nagu nimetavad, kui te olete neid asju nüüd seal niimoodi sättinud ja malli võtnud kuskilt konkreetselt? Meil on vist hästi palju erinevaid inimesi meie eluteel või raamatuid, mida on inspireerinud ja siis ta on nagu meie sees nagu kõlama hakanud, aga ma arvan, et üks Fred Jüssi selline mõtisklus või minek on või sellise visiooni või olemise viis on, mida on väga palju kõnetanud. Et kui me erialaselt nagu väga selgelt paneme ettevõtetele selged eesmärgid ja mõõdikud ja tegevuskavad, et siis meie seda oma kohta luues oleme pigem olnud sellises, et meil on mingi visioon või tunne, kuhu poole peaks minema ja siis me oleme hakanud minema. Ja Fred Jüssi ütles mingis ööülikooli saates minu meelest seda, kui ta käest küsiti, et kas tal on eesmärk, kui ta loodusesse läheb ja ta ütles, et tal ei ole, eks ju, et ta nagu hakkab minema, et tal on mingi tunne, mille järgi ta kontrollib, eks ju, et see tunne ei tohi ära kaduda, aga et eesmärki ei saa olla, sest iga järgmise nagu käänaku või künka taga avaneb ju silmadele midagi uut, eks ju, ja kui sa seda ei näe, kuidas sa siis saad nagu mingit eesmärki panna. Ja ma arvan, et see, mis Liina just ütleb, see koha loomine on hästi sarnane olnud. Et ja me tulime, meil oli mingisugune plaan, et see saab olema selline maal asuv koht, kus need meeskonnad hakkavad käima, aga meil ei olnud mingit väga selget sellist, ma ei tea, hoonete plaani või mingisugust tasuvusanalüüsi või see on kõik hästi selline nagu kulgemine. Ja ma arvan, et neid nagu selliseid inimesi või kohtasid on veel olnud küll, et minule hästi nagu sellist palju mõtlemisainet andis selline mees nagu Erling Kage, üks Norra maade avastaja vist võiks äkki öelda. Esimene inimene väidetavalt, kes on käinud Põhja-Lõuna poolusel ja Mount Everesti tipus. Ja ta ütleb, et nagu maailma 3 kõige vaiksemat kohta on need, eks ju, ja siis ta kirjutanud küll erinevaid raamatuid, aga üks nendest oli just nagu vaikus ja siis ta on hästi mõtestanud seda, et kuidas vaikus meid nagu inimestena nagu mõjutab. Ja et tal on olnud oma nendel rännakutel aega nagu seda kogeda ja mõelda. See on nagu hästi huvitav olnud. Ja siis üks, mis ma arvan veel me võime öelda, on üks talu, kus kohas ta siis on, mina ei teagi, Šotimaal või Iirimaal või Wales isegi, või ühesõnaga kuskil seal Briti saartel, mis asub samamoodi nagu mitte kuskil, eks ju, kui sa kuskilt keskusest vaatad.
ja kus on siis vanasse talusse tehtud selline kord aastas toimuv festival, mida siis sellise konverentsi formaadis natukene selliste teed konverentsi laadselt, eks ju, tulevad mingid esinejad, räägitakse, siis need salvestatakse üles. Do nagu tegema, eks ju, inglise keeles on see lihtsalt see nimetus ja seal kõik see keskkond, mida nad on loonud ja see filosoofia, mis seal ümber on, ma arvan küll meid ka inspireerinud nagu päris palju ja kui nüüd sellest samast loodushoiu võtmest vaadata, siis seal on hästi selline vaade ka, et me midagi uut loome alles nagu siis, kui vana enam selleks ei kõlba. Nii et selline nagu kestlik vaade on, mis ei tähenda, et sa ei või seda vana nagu kuidagi putitada ja uuendada, aga et sa ei torma jälle selle sama kopaga kohale. Need on mingid asjad, mis kohe meelde tulevad. Ja võib-olla, jah. Tahtsin midagi lisada. Mul on spikker, nii et mina. Ei, ma lihtsalt vaatasin aknast välja ja üks mõte, mis mul ennem nagu käis läbi, et kui sellisest keskkonna teemast rääkida ka, et siis ja nendest valikutest, et kui sa ehitamise kohta küsisid, et kui me täna oleme sellest majutuse loomisest nagu mõtlema hakanud, eks, et siis meie hästi selge otsus oli see, et me ei tee sellist, ma ei tea, 15 või 20 kohaga nagu puhkemaja, vaid meie lähenemine on see olnud, et me teeme seda piltlikult öeldes tuba haaval. Ehk et meil on sellised väikesed majakesed ja selle nagu mõte on just nimelt see, et me ei ole nagu hotell või klassikaline majutusettevõte, kes ajab mingit 100% nagu täituvust taga või tähendab nii kõrget kui võimalik täituvust, vaid kui meil tuleb grupp, kus on nagu 4 inimest, et siis me saame nendele 2 majakest nagu soojaks kütta, eks, et meil ei ole vaja nagu suurt maja kütta, ehk et ta oleks siuke nagu natukene moodulid ja teisest küljest läheb ta selle sama ennem räägitud filosoofiaga kokku, et selline ruumilahendus natukene jälle sunnib seda inimest liikuma, et isegi kui me ei saa teda nagu jõe matkale, siis vähemalt selleks, et ta nagu siin koha peal liiguks, on tal natukene tekitatud selline nagu liikumis nagu kohustus või ruum suunab liikuma. Ja jällegi, eks see hakkab mingist sellisest püsikulude juhtimisest nagu pihta, aga et miks ma kütan suurt maja, kui mul tuleb 4 inimest. Nii et kogu aeg see otsimine selles võtmes nagu käib. Kas midagi sellist on kripeldama jäänud või, et oleks tahtnud teha, aga need ikkagi ei ole võimalik mingitel põhjustel? Ma ei tea, selle aasta selline kripeldama, ma ei tea, kui pikalt ta jääb kripeldama. Me tahtsime teha päikesepaneelide parki, aga lihtsalt seda ei ole meil võimalik teha. Meie krundi peale. Kui sul on 4 hektarit, siis ei mahu. Et see on tasuvuse selle kinni või? Ei, ta ei mahu nagu looduslike tingimuste mõttes, et jälle kui tahaks, siis neid päikesepaneele panna, siis tuleks võtta mingisugune hulk nagu metsa kuskilt maha, eks ju. Ühesõnaga lagedust või sellist areaali on vaja nagu. Ja meil oli koht, kui me alustasime selle teema nagu ettevalmistamisega, siis meil oli koht oma maa peal välja vaadatud, aga seal tulid jälle teekaitsevööndi nagu teemad ja seda laadi piirangud, et sinna ei saanud panna. Ja siis nüüd jah, kui elektri hind hüppab 1000 peale, siis kripeldab küll. Aga eks paistab. Ja mis on meie selline dilemma, et kes võtta ühelt toonelt ära traditsiooniline piirkonna kimmi katus ja panna siis plekkkatus, mille peale saab panna päikesepaneelid või hoida see traditsiooniline katus. Et need valikud on tegelikult. Ja selle puitkatuse peale, vähemalt need, kellega meie rääkisime paneelide paigalda, et nad ütlevad, et nad paneeli ei paigalda, sest kõik see, et kui hästi ta siis nagu seal tormikindel on ja muud asjad. Ja siis on üks lahendus jah see, et võtaks selle katuse maha, mis tegelikult on alles 7-8 aastat tagasi tehtud ja tõenäoliselt veel aastakümneid nagu kõlbulik ja paneks siis, ma ei tea, midagi, kuhu peale saab panna. Aga jällegi see on see sama koht, et see ei tundu nagu mõistlik on ja
ennem selle Palkmaja näite analoog. Et sellised asjad on. Aga muud nagu ju väga, ma ei tea vist. Lambavillaga vist ka Ja ei on ikka, vaata hea. Siis kui me tulime, siis sellel esimesel hoonel, me ikkagi hästi käisime korraks sellises ökoehituse äärmuses ära ja see ei ole kuidagi nüüd mingi hea ja halb skaala, eks ju, et me alguses hästi otsisime ja siis aidahoone soojustus, katuse soojustus sai nagu lambavillaga tehtud ja võt see küll kripeldab selles tähenduses, et ega ta nüüd peale 12 aastat nii hästi oma funktsiooni ei täida, kui oleks olnud kaasaegne ehitusmaterjal ja seda ei teeks uuesti ja tegelikult selle tahaks seal ringi teha, aga siis ta on kuskil seal mingis järjekorras. Ja see viib jälle nagu sinna kohta, et see tundus alguses hästi nagu selline keskkonnasõbralik mõte. Aga kui ma nüüd jälle kütan selle võrra rohkem, eks ju, rohkem puidahju, et kas ta siis on? Kas muidu keegi on sellist asja teinud Eestis ka või? Ütleme traditsiooniliselt. On kasutatud lambavilla soojustusmaterjalina ehitustes? No vaata, meie selle peale kuidagi niimoodi sattusime. Ma ei ole kuulnud, ma mõtlen, ma ei ole muidugi ka ehitusekspert või kogemusi on vähe, aga... Ega meil ka liiga palju ei ole, aga lihtsalt, et mingid sellised eksperimendid vähemalt sel ajal nagu toimusid, et kas ja kui palju ta nagu kestma on jäänud, me ei tea. Aga jälle ei ole nagu meie valdkond, aga seda ma olen küll kuulnud, et seda lambavilla Eestis, eks ju, väga palju ju ei töödelda ümber ja seda nagu vist hävitatakse suhteliselt palju, et neid otsinguid, et sellest midagi teha on küll olnud. Ja, seda kindlasti jah, et on vist alakasutuses või ütleme, et mingid uued kasutused on pidevalt õhus nagu. Aga meie puhul oli ta ikkagi lihtsalt see, et selle ehitusvilla asemel läks ta sinna soojustuse vahele ja see võib-olla oli küsimus ka teostuse kvaliteedis, eks, aga see komplekt, mis välja tuli, ei ole ennast tosin aasta jooksul õigustanud. Turunduse kohta küsiks ka, et ütleme see sama öko-roheline, kestlik, loodust hoidev kui turundussõnum. Kuidas te seda mõistate nagu või kuidas te seda mitte ainult ei mõista siis, vaid nagu praktiseerite ja kas üldse praktiseerite või nagu ennem oli juttu ka, et inimesed tulevad ja otsivad ja leiavad sealt ju teatud asju, aga et kas see on neile võib-olla mu küsimus vajub laiali, aga meil on ju kas või need samad alates hästi pisikestest asjadest, mis ei ole otseselt nagu turundussõnum nagu suure kommunikatsiooni mõttes, aga see, mis valikud sa koha peal teed ja mida külastajad näevad, et sealt peab ju pihta kas või sellest, ma ei tea, mis seep ja nõudepesuvahend või nõudepesumasina tablett on, eks ju. Et need valikud ja üldse mitte turunduslikus mõttes, vaid ka oma igapäevaelu mõttes me oleme nagu nii palju kui vähegi võimalik hoidnud ju alati sellised keskkonnasõbralikud, et kui sa sellel väikesel maa-alal nagu toimetad ja sinu nagu kuskile läheb kõik see hoonetest välja tuleb vesi ja sellel samal maa-alal on see järv, kus sa ise ja külalised ujumas käivad, eks ju, siis sul tegelikult tekivad need mõtted, et kuidas need asjad niimoodi ära mahutada, et üks ei segaks teist. Aga päris turunduse mõttes, ma arvan, on ikkagi meie see kõige rohkem, mida me oleme kasutanud, on see looduskaitseala nagu märgiga vigurdamine. Ja, see on väga lahe. Et see on tegelikult nagu hästi mitmekihiline, et see toob sellise looduskaitse teema sellesse suhtlusesse hästi sageli sisse ja ta meie nagu tegevusega haakub ju ka selles tähenduses, et inimesed nii mõnigi kord lihtsalt vaatavad seda märki ja loevad seda sõna või arvavad, et loevad, aga tegelikult ei loe ja arvavad, et siin on looduskaitseala. Nii et ka täitsa külaelanikud on ütlenud, et ma olen terve elu siin elanud, ma ei teadnud, et siin on looduskaitseala. Ja siis sealt tuleb nagu kõik see, mida me juba siin täna oleme rääkinud, et aga miks loodus ja mis moodi, eks ju, ja siis sellest tuleb see seos, eks ju. Ja teine asi, mida me oleme arutanud, on ju see, et sellised moodsad teemad, et kui me kuskile metsateemade juurde nagu jõuame, et jälle see ei ole otseselt võib-olla sellise kommunikatsiooni teema meie
jaoks avalikult olnud. Aga noh, meile tundub, et me ka mingis mõttes müüme Eesti metsa, aga meil kõik puud jäävad püsti. Metsamajandajad. Et puud jäävad püsti ja see ökosüsteem tervikuna jääb pärast seda, kui me oleme tarbinud ka alles, on ju. Et selles mõttes seda keskkonda me ju ikkagi nagu turundame tervikkeskkonnana. Ja näiteks ka see, kui meil seda sõnade mängu mõtisklesime, et loodus on ju tegelikult üks suur looming ja me tahamegi oma seda loovust, sellest looduse loomingust ju kätte saada. Ehk et loodus, looming, loovus, et need on kõik nii sarnased sõnad. Et ta on nagu selline üks alge, et me ei saa seda loovust ja inimest tegelikult tõsta autonoomselt sellest loodusest välja. Et selles mõttes on ta ju meie sõnumites ju kogu aeg sees. Ja noh, siis ju, mis absoluutselt, eks ju, ja noh, mis veel sees, et siin paar korda on ju jutust, see Võhandu läbi käinud, et noh, see on meie lemmik loodusobjekt, mida me üsna palju siin, noh, küll siis, eks ju, jälle hea partneri matkajuhiga koos, ekspluateerime ja seda me ikkagi oma sellises visuaalses kommunikatsioonis ju ka järjest rohkem proovime kasutada ja kui Liina ennem ka ütles, et eks see kõik on ju mingit pidi sellest alguse saanud, et me oleme enda jaoks seda keskkonda nagu siin loonud ja siis selle pealt proovinud seda laiendada kõikidele külalistele. Et noh, siis see jõe teema on nagu samamoodi, et see on üsna palju minu enda sellisest hobist nagu pihta hakanud, aga nüüd me seda siin pisitasa siis järjest rohkem nagu sellele põhitegevuse pildile toome ja selle kokku sobitamine, eks ju, et konsultatsiooni või koolitusettevõte, mis turundab ennast nagu veematkade kaudu ja kelle bilansis on talu, natuke selline sürrealistlik komplekt küll, et eks seda otsingut käib meil, ma arvan, 12 aastat juba, et kuidas need asjad oleks ka niimoodi, et see sama kommunikatsiooni nagu vastuvõtja, kellele see kõik suunatud on, eks ju, kes seal loetud sekunditega teeb otsuse, kas ta seda nagu edasi uurib või mitte, eks ju. Et see tema jaoks oleks ka pakendatud nii, et ta saaks aru, millest tegelikult juttu on. Et see on siin sees, aga ma arvan, et me ikkagi otsime alles, kuidas seda päriselt rakendada kogu sellist potentsiaali. Pühajõgi, Võhandu. Jaa, Pühajõgi ja ka see kogu see loodus seal ümber on nagu äge ja Eesti üks vanimaid jõgesid tegelikult, et see on nagu ka võib-olla selline vähetuntud fakt, et kui ajas väga palju tagasi minna, nii et see on kihvt. Ma vaatangi, et ega siin väga palju aega ei ole, mul on sellised lõpuküsimused traditsiooniliselt ja võib-olla selle Püha jõe juurest päris hea nagu otsene link selle juurde, et kujutleme, et on loodusel ka õigused. Et anname loodusele õigused. Mis siis teisiti oleks? Me tegelikult teades, et sa seda küsid, me eile selle üle natuke arutlesime ja me jõudsime minu meelest täitsa põnevasse kohta. Jaa, ma proovin nüüd seda uuesti meenutada. Mul mõttekäik hakkas sellest viita, et vanasti oligi loodusel õigus. Kui me hiide läksime, siis tal oli õigus ja iseolemise õigus. Enne Rooma õigust. Jah. Enne Rooma õigust olid ju loodusel õigust. Enne seda, kui inimene tõstis ennast loodusest kõrgemale, olid looduse, me olime nagu üks tervik ja see oli elementaarne, et kui inimesel on oma iseolemise õigus või et loodus on, et kuidas me mõtlesime? See oli see sama mõttekäik, et ühest küljest, eks ju, kuna ma olen ju otsapidi praegu ka selles loodusturismi magistriprogrammis, et siis nagu looduskaitse ja keskkonnaeetika on mingid eelmise semestri teemad, eks ju, ja sealt mulle nagu hästi kohe tuli see meelde, et sellises keskkonnaeetikas ju on see kuidas see termin oli, iseväärtus või ühesõnaga. See on väärtuslik sellepärast, et on olemas, et see loodus on väärtuslik. Sina ütlesidki selle lause, et loodus on väärtuslik sellepärast, et ta on olemas ja mina ütlesin selle peale, et me inimestena ju
kogu aeg me töötame ka selle kallal, et ma olen väärtuslik sellepärast, et ma olen olemas, mitte sellepärast, et ma olen ema või abikaasa või mul on suur auto või kõrge palk, eks ju. Või mingi muu roll on ja mitte rolli pärast ma ei ole väärtuslik, vaid ma olen väärtuslik sellepärast, et ma olen olemas. Need on samad asjad ju, nii looduses kui inimese koha peal. Just, ja siis sealt see mõte liikuski selle peale, et kui maarahvas hiide läks, eks ju, et noh, jätame juriidika nagu kõrvale, aga tegelikult kogu selles käitumises oli ju see sees, et seda loodust nähti ju ikkagi ka elus subjektina on ja et kui sa seal, ma ei tea, oksa murdsid või midagi muud seal tegid, et siis see tuleb sulle tagasi. Et selles mõttes see on ju meie esivanematel kuskil sees olnud ja siis loomulikult, siis oli üks mõttekäik oli meil veel see, et vaata kuskilt tekivad ju need küsimused, et aga kui me nüüd hästi juriidilises mõttes need õigused anname, noh, kes siis esindab ja kes siis saab selle esindusõiguse, kui on kohtusse vaja minna ja kust tuleb see, noh, mida me rohepöörde kontekstis räägime, rohepööre, rohepesu, eks ju, et just see sama pesu, et kus siis see õiguste pesu piir on. Ja nüüd see põnev koht tegelikult minu jaoks nagu oli see, et me lõpuks jõudsime nende aruteludega sinna, et kas see küsimus on üldse õige selles tähenduses, et kes oleme üldse meie, et loodusele mingit õigust anda, et ma arvan, et tegelikult loodusel on need õigused kõik olemas ja küsimus on, et kui sa vaatad kõike seda kliimasoojenemist ja seda, eks, et siis on küsimus, kas ta meile annab õiguse siin nagu edasi eksisteerida. Et kui me niimoodi käitume, siis loodus teeb omad korrektuurid. Ja tal on need õigused olemas ammu. Ja see mõttekäik on meil ju ka, et kui loodusele, me vaataksime loodust uuesti kui subjekti, siis tegelikult kaob vajadus ära looduskaitse järele. Et kas me suudame läbi nende reservaatide ja looduskaitsealade tegelikult hoida meie loodust. Ja tegelikult me ei suuda ju hoida, et me hävitame palju suurema pinna ära võrreldes sellega, mida me suudame hoida. Ja siis sina ütleski sellepärast, et aga see kliima ongi juba looduse vastand ja vastureaktsioon meie käitumisele. Ühesõnaga, pikk mõttekäik vallandus meil sellest küsimusest. Suur tänu sellest ja üldse selle tunni eest nüüd siin, ma ei teagi, mitu päeva meil on jäänud aasta lõpuni. See on küll siin aasta lõpus ja viimane küsimus on teie raamatu soovitused. Mida lugeda nagu nüüd, kui? Mul on kaasas kohe, siis ma tean, et mul ei ole nimed peale hea mälu. Et kui me rääksime hästi palju loodusest ja sellisest nagu võib-olla natuke ürgsemast või loomulikumast loodusest, et siis selleks, et saada ja näha uuesti seda ürgset loodust, me võiks inimestena enda sees leida selle sama ürgsuse üles, mis on meil olnud, mis nagu kultuuri ja tsivilisatsiooniga natuke võib-olla kadunud. Ja selleks ma soovitaks kõigile lugeda sellist raamatut, et naised, kes jooksevad huntidega. Et see on nüüd uuesti, ma ei tea, 7. või 8. trükk, et see on veel saada raamatupoodides. Kes see autor on? Clarissa Pinkola Estes. Ma arvan, et pealkirja järgi naised, kes jooksevad huntidega, on seda mis lihtsam leida. See on niisugune eestlase jaoks raskesti hääldatav nimi. Mina tegelikult tooks ühe raamatu, mis mind on sellest samast kooliprogrammist praegu kõnetanud ja ma olen nii palju koolis käinud, et tegelikult ma neid raamatuid, mis nagu sulle koolist on öeldud, et sa pead lugema ja mis sa veel aastaid hiljem mäletad, liiga palju ei ole. Aga ma arvan, et see on küll üks. Ma nüüd autori nime peast ei tea, aga ma ei taipanud kaasa ka võtta, aga raamatu nimi on Metsik lootus. Lootus. Lootus, jah, mitte metsik loodus, vaid metsik lootus. Ja ta tegelikult räägib looduskaitsest. Ta räägib mingi tosinkond lugu maailma eri paigust, kus siis mingisugune looduskaitse algatus on olnud ja millel on olnud edukad tagajärjed või tulemused. Ja kõlab igavalt, eks, aga ta tegelikult on hästi huvitav, et esiteks ta ei ole nagu selline akadeemiline looduskaitse mingisugune ülevaade,
vaid ta on pigem sellises ilukirjanduslikus vormis või nende sugemetega, aga samal ajal nagu dokumentaal, et faktipõhine. Ja miks minu meelest on ta nagu soovitamist väärt on see, et ta hästi annab ülevaate sellest komplekssusest, mis meil ikkagi nagu looduses on. Et kui komplekssed ja keerukad need süsteemid on, et ma arvan, et ta tekitab võib-olla isegi sellist nagu aupaklikkust. Et jälle, kui ennem korraks oli juttu siin mingi kas või need metsateemad, eks ju, et jälle see üks pool minust, see majandustausta pool saab aru, et mets on midagi, mida tasub ju väärindada ja mingi piirini seda ju ekspluateerida. Aga see raamat paneb ikka hästi palju selle peale mõtlema, et kas me tegelikult saame aru, et kui me nüüd sealt midagi võtame ja väärindame, mis selle mõjud tegelikult on nagu suures pildis. Ja ma võin lihtsalt selle näite tuua, et see oli mingis Aafrika riigis, kus mingi võõrtaim pääses nagu vohama ja see muutis ära krokodillide populatsioonis nagu soolise tasakaalu. Mis ma ei tea, võib-olla kellelgi tundub väga loogiline, kuidas see käis, aga tegelikult hästi nagu hoomamatu minu jaoks. Aga põhjus oli hästi lihtne, et krokodilli muna munemise ajal sinna ei ole nagu sisse kirjutatud veel, kummast soost krokodilli beebi on. See sõltub sellest temperatuurist, kus see koorumine nagu toimub. Ja kui need võõrliigid taimed seal vohasid, sellised laialehelised, siis nad lihtsalt pudemisalade kohale kasvades muutsid seda temperatuuri, mis seal oli nagu muidu looduslikult olnud ja see muutis, ma ei mäleta, kas siis kumma soo poole, aga muutis drastiliselt seda tasakaalu. Ja kui sa neid asju loed, siis sa tegelikult saad aru, kui nagu väikesed me nagu oleme ja me tegelikult teame üsna vähe sellest komplekssest tervikust. Et metsik lootus. Aga ma siis soovin teile, Liina ja Indrek, mõnusat aastavahetust ja et see uus aasta võib-olla saaks natuke lihtsam olema meil, mitte nii kompleksne. Lootus selle jaoks muidugi väga ei ole. Metsik lootus. Aga aitäh ja sulle kindlasti ka jõudu ja jaksu ja toredat aastat. Suur tänu ja nägemist. Nägemist. Kõike head.